Ja tiimiraamatu tegemiseks siis saadki võtta oma meeskonna kokku, teha sellise tänase kultuuri või meeskonna analüüsi, jätkame, mis on hästi, mida võiks kindlasti jätkata, on need siis koosolekud, on need mingi üldised suhtlemisnormid, mingid koostöönormid, ja need on need, mille üle te olete uhked, mis toimib täna. Aga mida võiks rohkem olla ja mida võiks vähem olla? Ja nende rohkem-vähem hulgast sa palud siis valida 3 asja 3 kuuks. Et missugused 3 on sinu arvates kõige kriitilisemad, mis kõige positiivsemad järgmise 3 kuu jooksul võiksid mõjuda sellele meeskonnale. Ja kui kuidagi ei jõuta kokkuleppele, siis võid reaalselt öelda, et davai, vali 3 tükki välja ja võtadki need 3 tükki, mis said kõige rohkem valitud hääli ja nimetad selle tiimiraamatuks. Ja nüüd siis algab tegelikult see pihta kõik alles. Asjad said kokku lepitud, vaatame, kas järgime ka. Ja sa võid avastada, kuidas juba päevadega, nädalatega tulevad nähtavale ikkagi isikud, kes ei astu siin seda ühte sammu. Kuigi me koos tegime, koos valisime väga demokraatlikult, aga siin on siiski nii-öelda alfad. Need on siis mitteametlikud liidrid meeskonnas, kes tegelikult sotsiaalses mõttes juhivad seda karja. Ja tihtilugu nende huvid ja eesmärgid ei ole joondunud meeskonna huvide ja eesmärkidega ja seepärast nad tekitavad sulle probleeme juhina, nad tekitavad tiimis probleeme, aga sulle on antud oma juhi poolt võim neid inimesi vastutavana hoida.